Valitsusistung täna siin Põgaris on lõppenud, vabandame hilinemise pärast, aga pressikonverentsil on peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, siis siseminister Lauri Läänemets ja kaitseminister Hanno Pevkur. Ja palun, peaminister. Jaa, mul on hea meel tervitada kõiki siin Läänemaal Põgari Sassi külas. Nagu juba näha, siis pidasime täna siinsamas palvemajas valitsuse istungi. Valitsuse väljasõiduistung Põgarisse on oluline traditsioon. Siin käiakse iga 5 aasta tagant järel tähistamas meie iseseisvuse ja riikluse järjepidevust. See on koht, kus 80 aastat tagasi 1944. aastal pidas Otto Tiefi valitsus okupatsioonieelse viimase istungi. Nagu me muidugi ajaloost oleme teada saanud, siis mitte siin ruumis, vaid hiljem võite siis vaadata seal köögis, sest seal sai kütta. Ja nüüd ajas tagasi minnes, et nädal aega tegutsenud Tiefi valitsus oli ametis ühel kõige traagilisemal ajal Eesti ajaloost. Selle valitsuse mõtteks oli jätkata võitlust vaba Eesti eest ja taastada Eesti riiklik iseseisvus. Kahjuks tollal läksid asjad veidi teisiti ja Eesti taas okupeeriti. Aga seetõttu Tief ja tema valitsus on Eesti vabadusvõitluse, vastupanuvõitluse sümbolid. Tiefi ja tema kaaslaste ja paljude teiste võitlejate meenutamiseks määrasime pühapäeva 22. septembri, mil tähistame vastupanuvõitluse päeva ühekordseks lipupäevaks. Ja sel päeval siis on põhjust uhkusega heisata meie oma lipuvärvid, vabaduse värvid sinimustvalge. Ja Eesti Mälu Instituudist Meelis Maripuu, kes meil enne ka tutvustas ajalugu siin pikemalt, meenutas ka tänasesse päevsus ja see vaprus ja meelekindlus, mis neil oli, kindlasti inspireerib ka tänast valitsust ja loodetavasti Eesti inimesi. Ja palun, haridus- ja teadusminister. Läks. Tere ka minu poolt. Tänavu tõesti möödub 80 aastat Eesti ajaloos väga märgilisest perioodist, kui oli tekkinud veel kord mõneks päevaks ikkagi lootus Eesti iseseisvuse taastamiseks, kui Saksa okupatsiooniväed olid Eestist lahkumaas või lahkunud ja Punavägi ei olnud veel pealinna jõudnud. Ja selle 80 aasta möödumise tähistamiseks oleme me täna siin selles palvemajas, et tähistada valitsuse, Otto Tiefi valitsuse viimast istungit, aga selle suure sündmusega käis kaasas üks teine suur oluline märgiline sündmus ka see, et toimus suur põgenemine Eestist. 80 000 eestlast lahkusid Eestist sellel septembrikuul 44. aastal, tihti just nimelt siit, eks ole, rannikult, läänerannikult Rootsi poole ja suur osa nendest inimestest, kes põgenes toona, olid ka need, kes seda Eesti riigi järjepidevust seal ka edasi kandsid, nii et ma arvan, et on hästi oluline, et me just nendel päevadel, siin septembri päevadel tähistame ja mäletame seda, kui oluline on ikkagi see, et inimesed ise on need, kes Eesti riigi järjepidevust kannavad, nii poliitikud kui ka tegelikult täiesti tavalised Eesti inimesed, kirikuõpetajad, õpetajad, juristid, kalurid, kes ära põgenesid ja kes tegelikult Eesti riigi järjepidevust nagu edasi kandsid. Väga kurb on iseenesest ju see, et me oleme 80 aastat hiljem jälle valitsusega selles olukorras, kus me peame tegelema Eesti kaitsmise väga prioritiseerimisega väga tugevasti, sõjalise kaitse, elanikkonna kaitse prioritiseerimisega, et me oleme 80 aastase ajaloo ringiga jõudnud jälle samasse olukorda, kus Eesti on reaalselt ohus ja Eesti inimesed on reaalselt ohus. Ma ei taha küll siin üles kütta seda sõjahirmu, aga need otsused, mida me valitsusel on pidanud tegema ka riigieelarve vaatest, on kantud ju kõigist sellest kogemusest ja teadmisest, mis 80 aastat tagasi ka siin majas inimestel oli, kui seda valitsuse istungit siin peeti. Et ajalugu kipub ennast kordama, aga ma loodan, et Eesti on 80 aasta võrra siiski oluliselt targem ja teab ja oskab valmistuda ja oskab ennast tegelikult kaitsta võrreldes sellega, mis võib-olla toona oli. Siseminister.
Näed, No näete, tuleb sõrme jälle ära. tervist, peaministri näpp töötab. Et jah, siin ruumides on au olla, sest toona, kui Otto Tiefi valitsus kokku pandi, kogunes ja püüdis Eesti iseseisvust hoida ja taastada, siis peab ütlema, et olid julged mehed. Et üks vägi läks ja teine tuli ja ega punavägi väga kaugele ei olnud tegelikult. Et selles mõttes müts maha ja minul on au olla siis Kaitseliidu Toompea malevkonna liige ja isegi maleva pealiku abi olnud mõnda aega ja Otto Tief oli esimene selle malevkonna pealik kunagi. Nii et selles mõttes on veel suurem au siin viibida ja tema jälgedes käia. Aitäh ja palun kaitseminister. Nii, minu sõrm töötas kohe. Vedas. On äärmiselt sümboolne, et Vabariigi Valitsus siin Põgari palvemajas teeb Eesti riigikaitse vaatest nii olulised otsused. Kui 80 aastat tagasi Otto Tiefi valitsus siin kõrvaltoas köögi poolel pidas oma viimase istungi, siis meil on see luksus ja vabadus otsustada vaba Eesti tulevikku ja teha selleks üliolulised ja ülisuured otsused. Ja seetõttu ma tahaks tegelikult tänada alustuseks kõiki koalitsioonipartnereid ja valitsuse liikmeid, et meil ei olnud sisulist vaidlust 1,6 miljardi täiendava euro lisamiseks laskemoona soetuseks. Ja see on ülioluline otsus.